kasvult päris tilluke, kuid tappab nagu segane. Kes veel ei tea, siis ponideks peetakse kõiki neid väikseid hobuseid, kes on turjast madalamad kui 149 sentimeetrit. Poniratsanik on ametlikus sõnastuses aga iga poniga sõitev laps, kes on noorem kui 16-aastane. Proovime tutvustada neid poneja lastele, et need saaksid omavahel tuttavaks ja sealt hakkabki meie ratsasport. Entusiastid hoolitsevad Eesti ratsaspordi järelkasvu eest ja tänaseks on välja töötatud isegi väikeponide aretusprogramm. Väikeponiks kvalifitseeruvad siis 120 sentimeetrise turjakõrgusega suksud. Sul väheke sassi läinud, sa peaksid teistpidi selle aparaadi peal istuma. Ei läinud, ma korraks tahan küll proovida nii. Selge ees, sa ei näe ju midagi. Juhtija näeb. Näed, juhtija praegu ütles, et ta läheb minema. See siis teed? No siis... Siis oled püsti jännis. No siis tulen vist hobuse seljast maha. Üks ütles, et mu hobune on kohe liialt tilluke. Ma vastasin, et las olla peale tilluke, kui ta on armas minule. Muusik Jaak Kahelik on omal ajal Kurtnas ratsutamas käinud küll ja küll. Sedapuhku oli ta platsis koos pojaga. See loomaarmastus on ju selline asi, mis lastel on ja seda peab ju süvendama ja mitte kartust, aga armastust just. Võrreldes selle aega, kui mina hakkasin sõitmas käima, siis oli sõitjate protsent oli umbes selline, et 99% oli poisse ja 1% oli tüdrukud. Ja kui sa täna vaatad seda olukorda situatsiooni, siis on ju täielikult vastupidine. Mõni nooruke poni ei tahtnud sugugi oma väikest peremeest kuulata. Ütleme otse, et poni oli sama kangekaelne nagu eesel ja jättis ratsaniku jänni. Ta tahab minna, ma ei tea kuhu, ta hammustada ja nüüd on vars ka. Ja ta ei ole minu ponni. Ei ole, ta on niisugune joinakas, jah? Jaa, joinakas. See loom on sama kange nagu sul endalgi. Vahepeal, jah. No kumb peale jääb, sina või tema? Tema on tugevam, mina olen nõrgend. See peale tegi hobu. Kui hobune oli kõik selle ära teinud. Küll tahaks ratsutada, aga see loom jääb tsipakene väikseks minu jaoks. Jalad on maas, aga sina võtsid selle poni oma tütrele. Miks just poni ja... Aga see on, tütar on ka juba tema jaoks suur. Need on lastelastele rohkem, ootavad neid. Ka Emil Rutikul on hobuste ja ratsutamise kogemus täitsa olemas. Ka tema tuli Kurtnale koos tütre Sofiaga. Mina olen nüüd poni. No ega kulub ära, kõik isad on vahest ponid ju, ega me ei pääse sellest. Ja, ilus seltskond, ilusad inimesed, lapsi on palju, nii et see kindlasti pakub hästi palju rõõmu, et tegelikkuses nii-öelda suhe ühe loomaga, see teeb inimest alati ennast ka, eks ole, inimlikumaks, et ta leiab rohkem neid häid külgi endast ülesse. Lapsed said maneesil poni taha sätitud uhke vankriga sõita. Ajastukohased riided käisid asja juurde. 2-aastasest saat oled olnud poni seljas? Mitte poni, vaid olen käekõrra sõitnud, aga et see on esimene võistlus nagu, 3. võistlus mul. Aga kuidas läks? Hästi. No, said sa mingi koha ka või? Veel ei ole saanud. See on lihtsalt... Joo. 8-aastases saatel olen mina sõitma hakanud. Mul on hobused eluaeg meeldinud ja mul lihtsalt meeldib. Nii mõnigi pisipõnn ei jõudnud ponides show'd ära oodata ja jäi emmes üles tuttu. Midagi pole teha, kaugelt nurga rahvas pidi ju end varakult liikuma sättima. Ja eks ta näeb neid väikseid kodus ka kogu aeg. Palju teil ponisid on? 3 tükki on käinud, aga täitsa parasjagu. Miks just ponid? Sest et nad on sellised toredad, armsad muruniidukid, lastele rõõmu pakuvad palju. Paljudel Kurtnasse kogunenud lastel oli ratsutamiskogemus juba maast madalast olemas. Nii mõnedki olid juba ka päris hobustega ratsutanud ja oma esimesed valusad õppetunnidki kätte saanud. Ponisport on viimaste aastate jooksul palju populaarsust kogunud ja igal hooajal tuleb üha rohkem poniklassis võistlejaid juurde.